loomaarstide iga-aastasele banketile. Teist aastat on ta siis meil nüüd Vildes. Ja ma arvan, et äkki ka 3., 4. ja 5. aasta. Aga tegelikkuses, milleks me siin oleme, on põhjuses väga lihtne. Loomaarstide ja loomaarstide jaoks mõeldud konverents veterinaarmeditsiin on tegelikkuses toodud ellu ju selleks, et mitte me ei saa ainult teadmisi, vaid me tuleme igaüks välja oma urust, räägime kolleegidega, naudime õhkkonda, vahetame kogemusi ja õhtul peame ka pidu. Ja viimased 5 aastat, tähendab seekord on 5. aasta, kui me välja anname nii aasta loomaarsti preemia kui ka elutööpreemia. Tegemist on juba traditsiooniga, kui 5 korda me oleme suutelised seda välja andma, siis järelikult meil jagub Eesti Vabariigis edumeelseid loomaarste, kes väärivad nii elutööpreemia kandidaatide nimekirjas olemist kui ka aasta loomaarsti nimekirjas olemist. Ja enne kui me läheme ametliku osa juurde, ma igal juhul tänan meie kõiki sponsoreid, eksponente ja muidugi peasponsorid, kes on tänase õhtu muusikalise valiku eest vastutavad. Mina ei ole, nemad. Sivar. Ei, Tõnu pidi mängima viirurit. Ja mis veel puututab meie konverentsi, meie banketti on see, et esimest aastat Eesti Loomaarstide Ühing ostab sisse teenuse konverentsi korraldamise. Et minul on väga hea olnud see aasta konverentsi korraldada, ma ütlen, kas ei ole võimalik, teeme nii, ei sobi. Ja see on kõik, mis ma Skype'is vastan korraldajale. Ma olen väga tänulik osanikele Lapup, kes on kõik selle raske töö minu eest teinud. Välja arvatud teaduslik pool, mille eest ma tahan tänada väikelooma sektsiooni poole pealt Merit Villemsoni, kes viimased, ütleme, et 1,5 kuud on olnud nagu oratähtas ja Suurmaa poole pealt Piret Annust. Aga et läheks nüüd sinna, kus kõigile meeldib midagi saada, meile veel rohkem anda. Et selle aasta loomaarst võib kannatada, kuna teda ei ole koha peal, temal on esindaja. Et ma liiguks siis Eesti Loomaarstide Ühingu poolt antava elutööpreemia poole. Ja sellel aastal saab elutööpreemia meie kolleeg, kes on lõpetanud EPA 58. aastal. Alates sellest aastast kuni 2000. aastani, ehk siis 1959 kuni 2000 on ta olnud Tori hobusekasvanduse ja Tori näidisofoostehnikude peavetarst. Antud härra kaitses filosoofia doktori 1995. Kui me võtame lõpetamisaasta, mis oli 58, ja kui me võtame nüüd, millal kaitsti doktorid, see vahemaa on väga pikk ajaliselt. Aga see tähendab seda, et iga töötav loomaarst on suuteline ka teadust tegema ja kraade tõstma ja õppima. Et nii nagu meile öeldi, et ülikoolist me läheme välja haritutena, aga haritlaseks me peame ennast ise kasvatama. Mul on hea meel kutsuda elutööpreemia järgi härra Hans Kavak.